Mida ma tahan striimist teha? Kris, sa lihtsalt mängid mänge ju. Mis asja? Mihkel teeb üldse äppi AI-ga. Kuulge, Asto teeb üldse ainult TikTokis süüa. Aga kui sa arvad, see oli lihtne, on tule ta ise. Mis asja te vaidlete siin üldse? Ta pole keegi päevagi päris tööd teinud. Kuule Gerhard, ega see jantimine ka nii lihtne tegelikult ei ole. Nii et tänases videos me vahetamegi sisumaaga elud, et näha, mida keegi üldse oma argipäevas teeb ning kellel on kõige keerulisemad ülesanded. Seega, päeva alguses proovivad sisulööd üksteise tööülesandeid. Jah, super. Siis lõunasööki ning õhtul ka paarilise hobi. Esimesena hakkab Mihkel tegema keputööd, milleks on naljaka häälega lõbusa TikToki tegemine. Tere! Ma olen hetkel Räpinas hommiku sporti teen. Et põhimõtteliselt nüüd me sõidame täiesti suvalisi X kohta ja vaatame, mida me saame kokku klopsida. Ja Mihkel, sinu aktsent on praegu väga-väga kehva. No ma proovin kepu. Selles mõttes, et ma ju... No ma ütlen ausalt, praegu ära isegi proovi, sulle ei tule see absoluutselt välja. Et olla nagu Gerhard, peame aga välja nägema nagu Gerhard. Ma olen siit välja valinud midagi. Ma arvan, et see on õige mehe stiil. Härrasmehe stiil. Sirge seljaga, härrasmehelikult kogu aeg niimoodi. Tere, mina olen Gerhard. Trolla Gerhard. Lähme näitame Gerhardile ka. Tervist. Proovi selle. Ma kuulen. Ossa! Nüüd ma tunnen nagu õige filmiproff. Lähme teeme see kliendi töö ära. Easy peasy! Maia, sa oled nüüd tulnud minu kodu, minu siis igapäevasesse või iganädalasesse töökohta. Kuidas sa ennast tunned siin, Maia? Täiega hirmus on, sest ma ei oska väga hästi mängida ja pluss meil ei lähe striimid kunagi väga hästi, sest meil on palju tehnilisi probleeme. Ma olen laivis. Kõige lihtsam asi, mis läheb kõigile peale, on Roblox. Ehk siis täna sina mängid Maia-Liis mängu nimega Stila Brainrot. Mis mäng see on? Oled sa valmis? Ma olen natuke hirmul, sest pressure on kõrge. Inimesed ikkagi ootavad minult Kris Poisi tasemel etendust. Ja ma räägin suht lähedale või? Sa võid kaugemalt ka, on suht vali. Okei. Aga lihtsalt... Kepulik mõte oli vahetada riided ära. Minu mõte või? Ei, ma olen kepu. Ja siis on nagu strateegiline käik. Just, tegelikult see on päris strateegiline käik küll. No nii, ma olen Mihkel. Sa proovi minu häälega rääkida, ma proovin sinu maga. Tere noored! Täna ilm on ilus. Põhimõtteliselt kõik on kena. Tere! Tere! Suurepärane. Siin me oleme. MS Vintage on see koht Balti jaama turu teisel korrusel ja see on ka üks minu klientidest, kellele ma siis sisu toodan. Ma annan selle kaamera sinu kätte. Milline au? Midagi ma sulle ette praegu öelda ei taha, sellepärast et mina ka kunagi keegi mulle otseselt midagi ette ei ütle, ma pean kõik asjad üldjoontes ise välja mõtlema. Aga mida ma siis teen? Siin on pood. Sellest ma saan aru. Kuidagi on vaja teha see koht siis sotsiaalmeedias atraktiivseks, et inimesed teaksid, kus kohas see on, mis siin pakutakse. Okei. Nii, tere! Mina olen täna Maia-Liis, ma olen sisumajas striimin. Mina olen tegelikult Kris Pois täna. Kas te teate? Nagu te näete, mul on Krisi mikker, mul on... Mitte ühtegi vaatajat ei ole. See võtab veel aegast notificationid tulevad. Mingi top earners, me saame ka sinna top earnerite hulka täna, arvatavasti. Ma ei tea, mida see tähendab, aga you locked your base for 70 seconds. Ma arvan, et siis pean minema siia peale ja hüppama. Ei pea hüppama. Aga ma teen sulle väikse koolituse nüüd. No räägi mulle koolitust. Vaata, põhimõtteliselt iga sõna. Sa. Tee järgi. Sa. Oih, sa on nuga, kurat. Siin on libe, jah? See on asuke pomsik need välja, aga tead, ei ole hullu. Ma olen nagu sina välja lihtsalt. Jah, võib-olla küll. Sa. Mul nagu peaga juba tuleb. Peaga tuleb, eks ju. Plaan on selline. Kuna me oleme riietepoes, siis me tahame siiski näidata, mis riided siin on. Ma tahaksin näidata mitu erinevat outfitti. See näiteks on ka siit pärit. Olgu. Aga selle paneme hiljem. Praegu ma tahan midagi ärksat. Mulle väga meeldib see roheline. No varukast on lühike. Ja võib-olla töötajad siin saaksid meile mingid lahedad outfitid kokku panna. Saab, muidugi. Vabandust. Ja sotsiaalmeedia klipiks, mida me filmime, on meil vaja mõndi erinevaid riietusi. Sinule või Gerhardile? Gerhardile. Mina olen praegu Gerhard.
tema on Aston. Ja, et Astonile midagi väga-väga erka ja silmapaistvat. Okei. Nii, Emma, tšau! Sa vaataksid, aga sa oled koolis praegu, aga vaata salaja. Ei oota, ei tegelikult ära vaata salaja, aga võid vaadata salaja. Vaata, mis shopis on. Friend Boost. Ma ossin ühe asja. Ma ei ostis, ma lobuksite eest mingid asja. See maksab päris raha. Aga siin ma... No piini, pizzaniini, lilla. Ma sain välja. Jee! Nii, chat, öelge mulle, mida ma võiksin teha. Ma pean varastama mingi chat, peate meil aitama. Roblox shop, lähme Roblox shopki. Tšau, Erol. Ära sealt osta, nüüd maksab päris... Oi, kurat, vabandust. No nii, Kepu, nüüd me oleme muutunud inimesed ja nüüd me lähme teeme TikTok'i. Vapsi ja värk, no. No vapsi värk, sul ajal tuleb ka vaikselt välja. Nii, lükati suusasild 5 meetrit ümpe. Ma pean, kus sa räägid? Ma räägin tavaliselt niimoodi. Ma räägin tavaliselt niimoodi, et... Ja no põhimõtteliselt ongi nagu niimoodi, et kaua meil läheb muidu. No ma näitan sulle. Aga põhimõtteliselt üldse selle video mõte on see, et me proovime üksteise tööülesandeid. Praegu me teeme siis Kepu tööülesannet, mis on siis teha TikTok. Ja siis seda tehakse tavaliselt täitsa suvalistes kohtades, suvaliste riietega ja väga X-ilt. Niimoodi, et on nagu väga imelik, väga lamp. Ma leidi. Kiiremas korras juuksurisse minema. Vau! Tule minuga riietusruumi. Riietusruumi? Just nii. Välja tulen siit. Ja tuleb välja siit, niimoodi. Ja siis hakkad nagu catwalkima minu poole. Ja siis ma ütlen nüüd. Ja siis ta teeb mingi poosi. Täpselt. Ütle, kui valmis. Go! Nüüd. Nüüd. Vihjeks võin öelda, et on tore näidata võib-olla natukene lähemalt, et võib olla. Ma kuulan vihjeid. Tšau, täna, aitäh! Nii, meile tuli donation 249 Kenerti poolt. Aitäh, suur tänu! Svinina bombar. Ja ma ossin praegu endale sea. Mul on siga. Suurepärane, aga ta varastati mult ära. Kuidas ma saan kellegi teise asja ära varastada? Nubini pizza. Nii, oota. Ja nüüd on tähtis asi. Me lähme ruttu mu brainroti selle tüübiga, mu base'i ja lockbase, yes. Ja nüüd ta teeb mulle raha. Collect, vaadake, ta teebki mulle raha. Niimoodi ongi. Nii, mul on juba olemas sul idee. Nii, siin on mingi koerakusi. Koerakusi, käi passa juurde. Mihkel, sa lähed sinna sisse. Oi. Ja sa tuled sealt välja. Niimoodi mingi... Oi, siin on mingi oksad ja kõik eest. Sa võtad mõned ära. Ma olen paljak, täitsa paljas. No mitte nagu särk. Ainult särk, okei. Pane juuksed alla peitu. Väga hea. Võta see. See on mu kingitus või? Siin on sul mõned karvad veel alles küljes. Mul natuke läks. Tule sealt välja, mul mingi räige mets sees, mida hekki nagu vaata. Ja. Okei, nii. Hakkab pihta. Täna me oleme siin metsa sees. Oi. Mul on pikevad käppu jäänud. Sa näeb väga küürus välja selle võrra. Näen nüüd väga ilmekas välja, nagu räägi sinna poole midagi. 1883 oli see aasta, mil valmis antud hoone, mida enam ei ole. Väga hea. Higiseks võtab lausa. Ma ei hakka vahetama. See läheb ülisitasti. Ma annan endast parimat, ma tõesti proovin, aga see on raske. See on pagana raske kõik paika saada ja saada nagu sinemaatiliseks. Nõukogude aegne. On see meil üldse õiget pidi selles? Miks see nii on seal? Mul on nüüd üks oma Nubini pizzaniini. Ta on küll common, aga see on hea. Me peame kõik alustama kuskilt. Juhu, kus Chris on? Chrisi täna pole. Oota, aga miks ta tahab mind varastada? Mu nimi pole Chris. Kes sa oled? Nii tahab äkki. Maia peksab alaealisi. Ei, ma ei tea, kes ta oli. Ta peksis mind. See oli enesekaitse tegelikult. Chat, mis te arvate? Kas see oli enesekaitse? Pipi kiwi. Ja mul on Pipi kiwi. Ostame kellegi. See on ainult 500. Me võime osta selle. Tim Cheese. Meil on Tim Cheese ka. Bandito, Robotito, päris nunno. Ma toon. Aeg, ma 100 viiuri. Meil on jälle mingi sõber Maku. Kes on Maku? Kirjutame. Kuulge, chat, see ei olnud küll väga ilus. Oi, issand jumal, siin on selline mets on ees. Oi, siin on selline mets. Ajame ära. Ajame metsa maha.
Kuule juba nagu on mehe moodine välja ju. Ajame metta maa. See on väga hea, see on väga perfektne. Aga OneBlade ma olen ise kaptunud aasta aega, see on väga hea. Ma vanasti sileti kogu aeg lõikasin ennast sisse, aga nüüd ma enam ei pea tegema. Ma saan aetud väga kiiresti, väga efektiivselt ja näete, see ei lõika sisse seega aknele ja naha sisse lõikamisele on väga hea. Ja aku on ka nagu, kestab mul mitu kuud ja iga päev on aetud. TikTok sai testud, ma arvan, tuleb 500 000 miljon vaatamist. No kindlasti tuleb 50 000. Mina olen sinu tööga hakkama saanud, täna õhtul näeme kohe tulemusi. Senikaua, kuni meil fännid vaatavad videot, siis sina hakkad minu tööd tegema. No nii, lähme teeme sinu töö. Lähme jooksen koju. Lähme jooksen. Jooksen ka sinu töö või? Ma jooksen ka, jah. Ettevaatust, me lähme sealt, sa minne sealt. Mina lähen sealt või? Hei, ma rääksin sinu suusamehega. Aston isegi üllatavalt hästi teeb tööliigutusi. Tema töö ei vähemalt nagu entusiasm on hea, mõte lendab. Selle kohta, et ta sai just siin ukse taga teada, mida ta tegema hakkab, on tal tegelikult juba väga hästi. 3, 2, 1, läks! Nüüd! Võib-olla sa teed, jah, sa tegid veits käteringi enne, tee natukene rohkem vaata seda, et epic. Ja nüüd nagu nooguta niimoodi ka. Kris, saad Sigret Priinrotti. Anna mulle. Oi, vabandust. Oi, kurat. Vabandust. Kõik arvavad, et Kris lihtsalt on vägivaldne oma sõprade vastu Robloxis. Chat, mis te arvate, kas me võiksime... Oi, vabandust jälle! Palun vabandust! Nüüd. See on haige. Imeline. Midagi ta juba leiutab. Ma ei tea, kuhu segader läheb, aga tal mingi mõte juba jookseb, Jah, hästi. That's a wrap. Ma arvan, et Aston sai väga hästi hakkama ja kui kellelgi on vaja ägedaid vanu riideid, MS Vintage, väga tore koht. Kris Pils. Oi, miks lihtsalt lõi mind? Bruh. Oota, mul on soundboard. Miks sa lõid teda? Miks sa lõid teda? Kas sa ei tea, et lüüa ei tohi? Kas sa ei tea, et sa ei tohi lüüa? Ma saad endal pisarad silma, nii kahju. Nii kurb muusika. Nii, chat, pange 1-10, kui hästi mul läks. Ja näeme juba järgmisel korral. Kuidas ma kinni panen? Endstream. Tegid ära, Maia, let's go. Let's go. Sul oli peaaegu 100 viewerit kus juures. Nii et su viewership kasvas. Ja, inimesed ei läinud ära. Ma olin jumala segaduses vahepeal. Mis mäng see üldse on? Mis üldse saab? Mida ma tegema pean? Aga siis, kui ma sain nagu aru, siis oli väga lõbus. Ma lähen ka mängu ja ma õpin mängu, sest see on kõige põnevam, sest vaatad, sa vaat sind õpetada ka. Versus see, et nad kõik vaatavad lihtsalt, kuidas sa oled, see käib nii, see käib nii, see käib nii. Ei no pull, ma olen väga rahul. Mulle väga meeldis, tore oli. Nüüd saab korra hinge tõmmata ja siis mina pean hakkama nüüd Maiaks. Jaa. Aga enne, kui me üldse hakkame minema tagasi, proovin surfcafeest matšatoonikut. Matšatoonik. Ja teine asi on see, et Epsterile on vaja ka süüa viia. Nii et sina lähed ostad talle toidu? Muidugi. Bröderist väike falafel ja poisil tuju hea. Kuule, aga see Gerhardi elu on täitsa mõnus. Sõidad lihtsalt kohast kohta, filmid natukene, jood matšatoonikut. Poja falafel on secured ja nüüd siis koju tagasi minek. Kohustustega on ühel pool. Nüüd on ainult lõbu ja trall alles, jah? Jah, nüüd hakkame vaatama, kuidas Astoni elu käib. Ja enne filmimist ajan ma alati endal habe ära. Gerhard, need udemed pead sa kindlasti endal ära ajama. Kuigi me elud on kõik väga erinevad, siis meil kõigil on karvad, mis vajavad kontrolli all hoidmist. Ja siin on 3 põhjust, miks enamus Sisumaja liikmed just OneBlade'i kasutavad. OneBlade'iga ajamine pole üldse messi ja sellega saab väga kiirelt habe maha. Saab palju lihtsamini pikki karvu ajada, sellepärast erinevalt žiletist see ei ummistu ära. Ja tänu reguleeritavale piirdele saab ajada ohutult igalt poolt. Pole vahe ju, thanks. On ju? Esimest korda kasutasin, väga super. Nüüd on Aston valmis süüa tegema. Vuntsi jätan alles. Nüüd hakkab Gerhard tegema Astoni tööd, milleks on kokandusvideo filmimine. Samuti asub Kepu Mihli tööülesannete kallale ning Kris minu omade kallale.
no nii, hakkame kodeerima, jah. siin on sulle natuke hommikukohvi mul. Olgu kohvi. Kodeerimisel kõige tähtsam on see, et sa reegelt caffeinatid ja nagu äksi täis vaata. Kui Mihkli tunne on juba mõte. Väga hea. Nii, aga Kepu, mis äppi me teeme? Me teeme siukse äppi, mis paneb sulle puid. Pick-up-lainidele, on ju? Pick-up-lainidele, jah. Kiiruta lihtsalt sellele AI-le, et mida sa tahad. Pikalt kirjelda kõik, mis sa tahad, et juhtuks. Ma tahan teha Veebilehte? veebilehte. Tahan teha veebilehte. Läksime, lihtsalt vajutad klõpsti ja äpp töötab. Ei, ta praegu loob sulle plaani, vaata. Siis sa saad üle vaadata, et ta sai aru sust. See on väga lahe idee. Punane, tume ja romantiline vibe koos sarkastilise tehisintellektiga, mis kasutajaid maha teeb, roastib, on suurepärane kontrast. Ai ütleb, et meil läheb hästi praegu. Ütle talle 5 ellu. Nüüd ootame mingi 5 minti. 5 minti. Ja siis peaks olema valmis, noh. Mis on nüüd sinu tegevus sellel ajal? Ma tavaliselt vaatan, mis ta siin teeb. Ma küll enamus asjast aru ei saa, aga siis ma nagu vähemalt vaatan, et proovin nagu aru saada, et mõista, kuidas see töötab. Okei. Nii, Kris, täna sina oled Maia-Liis. Jah, sa oled Maia-Liis täpselt. Ja minu üks tööülesannetest on disainida mürtsi. Seega täna sinu ülesanne on disainida Sisumajale väga äge mürtsi disain. Ma olen väga palju mürtsi nii-öelda ideid välja mõtlenud, nii et ma arvan, ma saan hakkama küll. Suurepärane. Tavaliselt mina alustan sellega, et on nagu paber ja pliiats ja mõelda umbes, mis see nagu üldse kontsept on. Kas sul on mingeid mõtteid? Me kõik oleme mürtsil ja logo, eks olla, ma arvan, et rinnal. Me oleme kõik koos oma poosides. Mihkel võiks kindlasti minu meelest fleksida, võiks olla mingi kuradi muskliga, Mihkel võiks selline olla minu meelest. Ruuduline see pidžaama võiks sul olla. Cute poos, no ma ei tea, 2 sõrmena. Mul on juba, ma arvan, et roosad juuksed on põhiasi, mis mul siin kuradi minu puhul siis et silma jääb. Ma teen oma seda klassik, seda nägu. Ja see visand tuleb anda nüüd Fiverrisse. Okei, Aston, nüüd sa oled oma lemmikkohas kogu maailmas. Sina pead kokkama minu firma roa. Steak, punaveinikaste ja Hasselback kartulid. Aga mitte ainult süüa tegema, vaid sa pead ka sellest video tegema. Hakkame pihta. Kas sa oled kunagi steiki teinud? Ütleme, et ei ole. See tuleb väga huvitav. Sest ma teen nii, nagu sina teed. Jah, okei. Ma ei hakka siin improviseerima, ma teen täpselt nii, nagu sina teed. Väga hea. Vist. Mis selle nüüd nimi oli, selle roa nimi? See on steak, punaveinikastme ja Hasselback kartulitega. Hasselback kartulit. Jah. Täna! Ossa kurat, davai. Aston on jälle köögis ja täna teen oma firma rooga, milleks on punase veini. Aston on jälle köögis ja täna teen oma firma rooga, milleks on steak punase veini kastmes ja kõrvale Hasselback kartulid. Bravo. Väga hea. Okei, esimene sammuna ma soovitaks sul kartulid ära teha. Nii et pese nad enne ära, koor jääb peale. Esimese asjana pesen ma ära kartulid. Aga koor jätta peale. Vaadake neid, lihtsalt vaadake neid. Olen seda ahju varem kasutanud. Vot need kartulid siin pääsid terve Eesti suurest näljahädast. Palju seda võid vaja? Paneme, ma tean. Nüüd ma lõikan kartulile sälgud sisse. Lõiksid näppu või? Veel hullem, lõiksin peaaegu läbi. Oi kurat. Mitte näpust, vaid kartulist. Nüüd, kui kartulid on lõigatud, saame palada peale võid. See teeb mind nii self-conscious'iks, kui ta niimoodi teeb. See on täitsa pekis, noh. Pole häda midagi, noh. Pane peale seda soolapipart. Oi. Niukesti. Ja nüüd lähevad need väiksed kartulikesed tunniks ajaks 200 kraadi juurest ahju. Mida sa võid nii kaua teha, on näiteks hakkida 1,5 sibulat. Kui ilus. Oled juba elevil, et näha, mis tulemas on? Ma tahaks näha tõesti. Ma tahaks juba vaadata neid röste. Panen kirja. Mul tüdruk jättis mu maha, aga tegelikult mina teda maha ei jätnud, mis sa paneb sulle. Mis me selleks URL-iks paneme? Pickuplineroos.ee. Absoluutselt olemas. See on jumal norm. Ma olen lõigati käsi maha. See on täielikult jõudnud peale kogu elu jooksul ja maha tulema. See on mingi järjekord piirike laimse. Mis asja? Loogiline see. See pani nagu reaalselt järjest, panigi lihtsalt idioot. Ja mis värvi pusa võiks olla?
no statistiliselt ma tean, et must pusa on kõige populaarsem pusa. Navy ja hästi tume lilla või nagu tal võib-olla võiks mingi väike toon olla. Aga et kõigepealt sinna siis midagi on ju peale panna, meil on vaja natuke adekvaatsemat sketši, mul on selline tunne. Sellise sketši puhul tundub kõige mõistlikum võtta keegi, kelle nagu töö meile väga meeldib ja lasta mingil nagu artistil see teha. Aga video jaoks me võiks proovida, et me võtame selle ja laseme AI-l genereerida mingi example'i meile, mida me ei kasuta, aga lihtsalt nagu ideed edasi anda. Mihkel, meil on vaja sult, sa paneksid endale selga korraks spordisärgi ja teeksid niimoodi. Jah, super. Täpselt nii, nagu ma joonistasin. Sa võid uuesti kartulid välja võtta, sest nemad hakkavad vaikselt seal pruuniks minema. Wow. Ja nüüd, kui meil on kartulid olnud umbes... Ja nüüd, kui kartulid on vahepeal läinud ahjus pruuniks, lisame me sinna peale veel õli ja riivsaia. Kas ma olen päriselt nii animated oma liigutustega või? See on täitsa haige. Sa oled väga siuke energiline. Oi, aga need näevad ilusad välja keravad. Ja, on, ma räägin nii. Sa teed täitsa. Ja nüüd ongi riivsaia. Just. Ja tagasi ahju. Wow. Kuule Gerard, sul läheb tegelikult täitsa hästi. Nüüd tuleb muidugi tõe moment, kus sa hakkad steiki praadima. Ma mõtlen ka, et nagu siiani on olnud suhtuge lastemängne. Nüüd viskad steigid peale. Endast eemale. Väga kena. Vaatame nii kaua, kuidas Hasselhoffi kartulitel läheb. Oba! Väga ilusad. No ma arvan, sa võiksid nüüd flippida. Arvad või? Ma arvan. Just praegu nüüd, täpselt nüüd praegu. Jah. Väga ilus, see on suurepärane. Juba lõhnab täiega aromaatiliselt. Ja lihtsalt vaadake seda steiki. See on ju nii hea. Ta ju elab mul siin veel pannis. Sa meeldid mulle. 0. Sa ütled, sa meeldid mulle, see on juba näha, kui... Heiki. Hei, baby girl. Kris on väga pahane, et me sellise äppi ehitasime. Siin peab kõik ära blurrima siin ju. Oh my god. Ei no seda äppi küll ei saa kasutada. Kas me teeme niimoodi, et võib-olla söögilauas ütleme, et meil sai valmis, et see ei toonud midagi erilist, vaata. Ja siis söögilauas kõik hakkame üksteise toite sööma, ja siis kuulge, tahate meie äppi näha. Davai. Ja nüüd võta punaveini ja lihtsalt vala seda korralikult sinna sisse. Ja siis sa kallutad natukene panni ja siis kõik läheb põlema. Kõik läheb põlema. Seekord kööki me põlema ei pane. Ja siin on sul üks imekena punaveini kaste. See oli hea. See on üks hea punaveini kaste. Ta sai hakkama. Nii valmiski roog, 3 põrsakest ja hundi matused. Pane kommentaaridesse kirja, millisest muinasjutust ma võiksin järgmise roa teha. Super ju. Ma armastan, kuidas sul jäi see võnkumine see lõpus. Millest ma võin järgmise teha? Väga hästi tehtud. See on tõesti hea. Väga hästi soolatud kartul. Kaste. Suurepärane. Steak. Minu meelest natukene üle. Ja sina siis saad süüa seda, mida mina söön, kui ma ei viitsi endale süüa. Vaatame, kuidas see maitseb. Meil on kõik pildid olemas. Vaatame nüüd, kas me saame teha mingi sketši visuaaliks. See on väga huvitav, mis ta tegi. Ta ei tegelikult mulle see stiil väga meeldib. Miks ta Eesti lipud siia pannud on minu? Ma ei tea, aga nagu kindlasti me oleme eestlased. Kepp näeb küll välja nagu tavaline oss. Siin minu arust mina näen veits välja liiga nagu mingi keskealine emme. Põhimõte on paigas ja nüüd on see, et saab võtta kellegi ägeda artisti, kes selle teeb päris disainiks. Aga nüüd on saanud kõik katsetada oma paarilise töö ülesandeid. Seega lähme nüüd vaatame, mida keegi lõunasöögiks sööb. Sest meil on väga erinevad söömisharjumused. Makaroni-supp. Nii, nüüd tänases elude vahetamise videos me oleme jõudnud lõunapausini. Kuna meil kõigil on väga erinevad sellised tüüpilised lõunad, siis tutvustame neid ja anname neid siis teisele inimesele proovida. Minu tüüpiline lõuna on selline tore ja kigerherne quinoa salat koos kanaga. Väga healthy, hea meelega söön ära. Minu siis tavaline söök, kui mul on kiire enne streami, on siis kebabuumist wrap friikatega.
minul on tatar tofuga, siin peal on räigelt sinepit, mädarõigast, kodujuustu kõrval, et saada veel valku ja siis kurgiviilud. Aga see on pekkis, et mädarõigas ja sinep. No vaatame, kuidas see hitib, vaatame. Võib-olla hitib päris räigelt, aga igatahes. Bröderi kebabitaldrik. See on täiesti tabeliroog, see on mul lemmik, mida toob tavaliselt onu Gerhard mulle. Hakka vantsama. Tänud. Mina juba sõin, steik oli vaja ruttu ära süüa, enne kui ta maha jahtub ja enam nii hea ei ole. Mina üldiselt söön lõunasöögiks austreid ja kaviaari, aga iga päev ma lihtsalt ei jõua seda ja kuskilt otsime minna. Nii siis ma tellin midagi Woldist, näiteks võikana, riisiga ja naaniga. Aga hakkame siis sööma. Hakkame sööma. Vau. See on tõesti suur. Väga hea, mul väga tervislik tunne praegust. Salatit ja kana. Muud ei olegi vaja. Quinoa ja kikirenud ka ja avokado. Pagan Gerhard, ma elaks sinu elu veel. See on jumala hea. Ma ikka eelistaks oma seda tatart ja hakliha vist. See on vahetust või? Super. Ei tee. Aga nüüd hindame 1-10 meie paarilise antud rooga. Mina annan soliidne 8, kui kana oleks fresh soe praegust. Siis oleks, ma arvan, 10-10. Nagu tõsi meeldib, mulle nii meeldib see. Mulle see tortilla jumala maitseb, aga ta tundub rohkem nagu selline sweet, et ma võib-olla lõunaks ei võtaks seda, sest peale seda tundub nagu hästi raske keskenduda 7-10. Minul see falafel, kuigi ta maitseb hästi, siis ma näen, et siin ikkagi lihhi ei saa. Seetõttu ma annaks 6,7. Ja mina, ta on hea, aga elu lõpuni ei suudaks süüa. Seega reiting on 6-7. Mina annan Gerhardi toidule lihtsuse pärast, maitse pärast. Ma annan sellele ühe soliidse 7. Ja sina, Gerhard, mis sa oma päris toidust arvasid? Ise peaks tegema iga lõuna endale sellise asja. 40. Tohutu mässamine, määrimine, ajakulu, aga maitsed 14. Oi. Aga söögid on meil nüüd söödud. Nüüd lähme proovime. Võtke kõik telefonid välja. See pidavad hästi ropp olema. Mina olen terve päeva oodan, et näha, mis asi see on. Riis Reiter! Mis asja? Sisest oma parim lanti, mis... Lause. Kas sa kukkusid alla taevast, siis sa oled välja nagu ingel. Nii, ma tahtsin näha, kuidas ta klassikuid hindab. Arvutan riistaset. -10. Su riis kukkus taevast, jah, otse prügikasti. See on mingi, mis kuradi keeles see veel räägib. 0-10. Mis see lause on? Mulle meeldivad tüdrukud seelikutega. See pole pick-up line. See on su hale fetiši purske päevikuleht. Nii igav ja piinlik, et isegi seelik tahaks su eest minema just. Ma proovisin ühte kepu pick-up line'i. Tšauki päiksekiir, mis küpsed. 0-10. Tšauki päiksekiir, mis küpsed. Kõlab nagu purjus kartul ja üritaks flirtida. Nii piinlik ja sisutu, et ajab tagi häbi tundma. Mis asi säpp on nagu? Link on description. Ei ole. Aga nüüd lähme edasi vaba aja tegevuste juurde. Näiteks, Kris, sinuga me teeme laulu ja siis me lähme pilatesesse. No nii, rahvas, nüüd me oleme jõudnud minu hobi juurde ja nüüd me mängime Fortnite'i. Me teeme duokiud ja me paneme võidu kinni. Ja sa siis õpetad mulle, kuidas Fortnite'i mängida. Ma õpetan sulle, kuidas Fortnite'i mängida. Mitu tundi sa oled üksin Fortnite'i mänginud? No kurat, ma arvan, et mingi 3000-4000 tundi või. Aga boss, mis on siis strateegia? Strateegia on põhimõtteliselt selline, et lähme ländime ja võidame. See on mul levik strateegia. Lähme Fatal Field. Lähme teeme seda tiiru. Ja mul juba käsi natuke kiistab. Mul ka, mul on suke hirma sees. Nii, maandume. Tead, ma tulen ka siia. Tead mölle? Ja vaata, sa lähed tead. Keegi on su majas, Mikkel, keegi on su majas. Hop, üleval. 40. Ma sain esimene skill. Esimene skill, jah, see on väga hea. Nii, Maia, minu vaba aja tegevus. Muusika. Kui suur muusik sa oled? Olen 8 aastat klaverit õppinud, lõpetasin kiituskirjaga, laulda ma oskan, aga ei julge. Okei. Super. Kas sa oled kunagi kirjutanud laulu? Ma olen kirjutanud luuletusi. Teen sulle ühe riimi, sest su nimi pole Siimi. No what? Ütleme nii, ära liiga palju minusse usu, sest... Sa Kris poiss. You got it. Maia, kas sa oled valmis tegema laulu? Ma alustan taimeri. Jah. Tund aega nüüd käib. Nüüd kirjuta, mis biiti sa tahaksid? Mingid emotsioonid? Fun, cool, badass. Fun, cool, badass. Põhimõtteliselt hakka mängima neid. Ma tahaks, et selles võiks nagu... Kohe, kui tunned, et sulle ei meeldi, siis pane kohe järgmine lihtsalt.
Need on väga badass. Paneme party. Kas me teeme nagu peolaulu või? Tegelikult mulle meeldiks selline retro tegelikult. Mulle nii meeldiks mingi retro. Mulle nii meeldiks selline, sisumäe on tagasi. Since last Latin. Roniks sellega? Ranime sellega. Ma arvan ka, see oli minu lemmik. Mulle täiega meeldis, mulle meeldis see nagu 2000-te vibe. See on piisavalt catchy. Meie oleme vahepeal jõudnud Keilasse, sest me lähme tegema minu vaba aja tegevust, milleks on korvpalli vaatamine. Kuna mina olen Keilast pärit ja minu kodutiim, kellele ma kaasa elan, on siin Keilas, siis siia me tuleme. Hooajapääse, annan sinu kätte. Hooajapääse. Mul on hooajapääse ja lähme sisse. Let's go. Siin ees me oleme nagu ultras. Keila ultras. Let's go. No nii, nüüd hakkab pihta. Nüüd hakkab pihta. Oi. Siin läheb väga pingeliseks. Nüüd hakatakse vastaseid tutvustama alustuseks. Aha, okei. Kummas meeskonnas Hugo Toom on? Hugo Toom on Kalev Cramos. Oi, siin on mingi tüüp. Pane. Teed. Sul on veel üks seljas. 60 selja taga. Mihkel. Tule pane. Ja, saad jagu. Opa! Mihkel, kurat, ta pead hullu ju. Opa, me oleme profid. Ai. Hakib. Hakib või? Oota, ja. Kuidas sulle minu setup meeldib? No ma ütlen ausalt, ta on keeruline mängida küll. Oi. Surnud olen. Mihkel. Pane. Ai, pasa küll. Peaaegu võitsime praegu. Peaaegu võitsime. Ühesõnaga, me saime biidi kätte, tõmbasime ta alla ja nüüd põhimõtteliselt Meil on vaja refrääni. Me võiks kõik olla, siin sisumäe. Ja, teate, no vaata, ja siit hakkab refrään. See laul ise võiks olla inimeste kokkutoomisest. Meil saab sisu, meil on alati pidu, või nagu Madavier, vaata. Riimid on head, flow'i tuleb ainult mõelda. Mul on selline mõte siis. Meil sisu maja pidu, me kaugemale ei liigu. Sa vist oled teinud seda. Ma olen natukene siin kruttinud neid, jah. Veits nagu mingi Despacito. Ja, tegelikult on meil sisu maja piidu. Despacito. Aga see sobib selles mõttes. 2026 on praegu. See on uus 2016. Inimesed tahavadki mingit 2016 asja vaata. Meil sisu maja piidu, me kaugele ei liigu, ei võta Despacito, me loome teiega. See on heavy. Ma tean, sul võib-olla on cringe, aga ma olen olnud selles samas olukorras. See kõlab väga hästi. Okei, no proovime veel. Sa tahad proovida rekkida niimoodi, et sa üksi toas, et sa oled vist sina. Okei, korra võime teha. Tavai. See aitab ka. Aga nüüd, ja kodupublik. Ai. Tuled pannakse kinni. Nüüd tuleb panna. Häälega vallu päästa. Teie ees. Keila Kulmet 2025. Let's go, Keila. Ma olen nii uhke Keilakas. Let's go. Kui see vend praegu tehakse, et nagu tegelikult Keil on saanud mingi 14 mängu järjest pähe. Aga tubli. Esindab mind väga hästi, mina ei suudaks nii hästi ise esindada ennast. Aga ma ei saa aru, miks need tuled nüüd uuesti käima läksid. Ma mõtlesin, see tuleb siuke epic, nagu Star Warsi vibe'i vaata. Tuleb. Kaitse, Keila, kaitse. Nüüd me vaatame korvpalli, poisid. Keila Kulmeti tantsutüdruk on teie ees. Hoppa, on täitsa show. Seis on päris okei. Seis on päris hea, me oleme võidul. Lõpuks ometi, ma teadsin algusest peale comeback. Keila võidab alati. Mis oli see? Ja mõleks vaja 3 mängijat. Üks on olemas. Nii, mine. Tuleb kohutav. Keegi on siin. Ma panen kohe snaipriga. Sa oled ühe koha peal jooksed. Pani krassi. Kurat, Mihkel raisk. 1 hour later. No teeme nüüd ühe korraliku mängu või? Teeme nagu võidule seekord. Vervi dropping. Pumpi pay. Mul on mingi rahvas siin majas juba. Mul on ka. Opa. Väga hea, Mihkel, väga hea. Viiu, kurat. Oota, maa. Väga hea, Mihkel, väga hea. Oi. Väga halb.
Mihkel, tule välja, tule välja! Ma ei osanud tulla välja. Lugu. Peamine on ikkagi osavõtt, mitte võit. Sul on väga tore hobi. Ma arvan, vaatajad tahavad näha ka, et kuidas sa minu hobi teed. Läheme teeme äkki sinu hobi nüüd. Meil siisuma ja piidu, me kaugele ei liigu, ei võta despacito, me loome teiega. Ei, aga mul on täiega, see on hobi, Kas teeme sinu osa ka sinna? Sest nagu see kõlaks Me võime teha, sa teed jaa. nagu madalamalt ja ma teen nagu veits kõrgemalt. Me võime teha. Meil siisuma ja piidu, me kaugele ei liigu, ei võta despacito, me loome täiega. Ma korra chopin, vaatame. Ma pean nüüd paika panema sinu ja minu hääled. 8 hours later. Meil siisuma ja piidu, me kaugele ei liigu, ei võta despacito, me loome teiega. Päris hea. On küll. Yes! Ta läheb jumala hästi. Siin peab laskma teistele ka, kuidas on. Kohe. Haastan. Meil siisuma ja piidu, me kaugele ei liigu, ei võta despacito, me loome teiega. Ma hakkan olla mul peas kummitab see. Ja ma räägin, ja piidu, me kaugele ei liigu, ei võta despacito, me loome teiega. Okei, aga said hakkama, see oli mu vaba aja tegevus. Oli lõbus. Väga äge, väga lõbus oli. Aga Kris, see meil tuli päris hästi välja. Nüüd läheme vaatame, kuidas sa teed pilatest. Tulge siia saama tuttavast ka, kuidas nimi? Aston. Kes viisab esimesena saab õigesti küsimuse? Okei, easy. Mis kõlab nii? Võtame siia ritta nii, osa sisse vaata, liigi rinna kolmas. Täitsa pekki. Oot valmis? Jaa! Kurat! Jaa! Mine vastama! Kes TalTech Alexel mängijatest, kes täna on ka siin, on hetkeseisuga lisanud kõige rohkem punkte keskmiselt mängus 15,3 punkte. Post! 15,3 punkti. Post! Ei tea, siis ütle särgi number. Post! Ilmselgelt 15. Ei! Aga kuna ikkagi Aspen oli tubli, siis ma lubasin, et ta saab tüdrukutega patsu lüüa kõigiga. Saan või? Jaa. Õnnelik mees. Nüüd ma olen nagu tõeline champion. Nüüd ma tunnen, nagu ma võitsin selle mängu. See oli päris vahva. Gerard oli see. Kahjuks tuli kaotus. Mul on täitsa kurb meel selle pärast. Lähme teeme sinu vaba tegevust, ma ei viitsi. Ja ma annan sulle vihje ka, mis järgmisel tuleb. No mis? Tantsutüdruk. Lähme vaatame. No nii, saime veits kläppi, aga palun. Lappes selleks, jah. Aga teeme nüüd minu hobi, kuna me seal hakkame räigelt higistama ja sul on käed põhimõtteliselt kogu aeg niimoodi, siis kuidas sul kaenalaste karvadega lood on? Ikka on lood. No põhimõtteliselt tegelikult loogika on selles, vaata, kui sul on räigelt palju karvu siin all, siis kõik higi ja bakterid jäävad sulle sinna külge ja siis sa oled see kutt seal jõusaalis, kes haiseb, nii et mina tavaliselt ajan oma karvad ära. See on hea mõte. Et ma arvan, tasub sul ka. No, saame hakkama. Ja üldsegi tänud Philipsile seda videot sponsoreerimast ja ma võin nagu päriselt öelda, et see on väga hea toode. Ma olen seda ise kasutanud juba üle aasta aja ja see on tõesti mugav. No nii, läheme ronima. No nii, me oleme jõudnud nüüd siia ronimissaali, kus hakkame tegema minu hobi. Nimelt ma käin Kalju ronimas ja Kepu, nüüd paneme su proovile, kui hea monkis oled. Ma olen täielik professionaalne monki, ma olen roninud küll ja küll. Ma olen arakas, kaka. Okei, noh, siis saad lennata, sul peab. Reeglid on lihtsad. Lihtsalt lähen, eks ju? Ei, siin on ikka väga strateegiline. Aga et põhimõtteliselt võtad siit ja see läheb. Siin on V1 on kõige lihtsam, läheb kuni V9-ni. Sa võtad mõlema märgi juurest kinni ja siis hakkad ronima, kasutades siis ainult neid. Ja siis pead ülemise võtma 2 käega kinni, siis oled raja läbinud. Okei, sobib. Aga davai, paneme siin mingi 20 minutisele taimeri ja vaatame, mitu rada sa suudad ära teha. Mina olen oma vaba aja tegevuseks valinud trenni ning täpsemalt pilatese. Ja mina olen väga närvis selleks pilateseks, aga mind lohutab see, et äkki seal on kenad haasid. Ei, kenad tüdrukud on kindlasti. Pilates tegelikult on jumala tore, see ei ole ainult naiste ala. See on näiteks, kui sul on seljavalud, siis pilates täiega aitab, siis treenib täiega nagu süva selliseid kõhulihaseid. Ei no trenn on muidugi tore. Ja eriti, kui ma saan teha seda koos naistega.
aga davai, lähme Pilatesesse. oi, I tea. Mis asjad need masinad on? That's crazy. Piinamasinad. Need masinad näevad välja jah, ma ei kujuta ette, mis nende peal tehakse, aga no eks me näeme. Ma käisin korra vett võtmas ja selline naljakas, et Chris seisab jumala awkwardly väga suure osa naiste ümber suur kaamera käes Pilatese ukse ees. See on tõesti crazy, guys. Palun palvetage mu eest. Mis kuradi masin see on? Miks see mingi pall on? Okei, ma lokin. Ma nagu literally ei saa aru, kuidas ma siia nagu masinasse lähen. Ja ma ütlen, ma isegi pikkuselt ei mahu siia ju. Chris on nii segaduses, see on nii tore ja armas. Ma ei mahu siia ju. Okei, Gerhard, nüüd on aeg minu vaba aja tegevuseks. Sa saad kokku ühe imekena tubli tantsutüdrukuga, kellega sa lähed date'ile. Ja siia ka väike disclaimer. Kuigi Astonil tüdrukuga date on pandud vaba aja tegevuse alla, siis ega ta iga päev date'idel ka ei käi. See on lihtsalt sisumael väike nali, et Aston on meil kõige suurem naistemees. Ja mina istun kõrval ja aitan sind. Ma instrueerin, ma annan sulle natukene tipse siia sinna. Tere! Tervist, esimese asjana kohe. Tervist. Tervist. Mul on külmad käed, sorry. Karoliina. Ise tulin ka uuesti. Ei ole sullu. Tere. Tere. Aston, Gerhardi julgustaja wingman. Selge, aitäh, Karoliina. Yes, aitäh. Ta on ilus tüdruk ja ilusatele tüdrukutele meeldib kuulda, et nad on ilusad. Nii et ütle talle, et sa näed tänava väga ilus välja. Esimese asjana. Tee seda kohe. Väga tore näha sind, sa näed vapustab välja. Aitäh. Mul on siuke tunne, et ma olen sind kuskil varem näinud. Kus? Mõnes ajakirjas. Küsi, et millega ta muidu tegeleb? Millega sa muidu tegeled? Ma olen täiskohaga tantsija. Kus sa tantsid? Mis tantsu sa tantsid? Ma arvan, et siuke stiil nagu eksperimentali ei ütle sulle mitte midagi. No võib-olla natuke. Ma olen käinud 2 kontaktimprovisatsiooni koolitusel Hispaanias näiteks. Nice, okei. Flex. Oda. Laks. Hopp. Tubli. Ja nüüd võid hüpata alla. See oli kõige lihtsam rada, mis üldse võimalik, nii et vaatame, kas suudad midagi ka raskemat teha. No, see on lebo. Laks. Ohohohoho. Kurat, see on ju hull. Ei, sa suudad. Hopp. Olemas. Level 2 tehtud. Lebo. V8 on siin või? Näe, võtta see roosa. V3. V3 läheb, V3. Aga pean nii võtma või? Jah. Ui, see on halb. Oota, ma pean surkima. See on täitsa. Oda. Oba. Ei, ma ronin, ärge muretsege. Vaadake nüüd. Tuleb väike aura farming kohe. Sul ka aura just kaob ära, kui sa ära ei tee. Võtame uue raja. Võtame teise raja äkki. Proovi seda. Lebo. Kuidas me siit hoidma peaks? Igatahes, niimoodi hoiame kuidagi. Oota, siin on ju mingi ruum on ees. Kuhu ma lähen, Mikkel? Üles poole. Jube see krippida vaja on. Aga kui sa siit lähed kohe nagu? Kohe nii, okei. Kus puus ligidale? On. Selline ligidale? Pole küpsist isegi. Nüüd on leebe. Nüüd on juba easy peasy, lemon squeeze'ine. Ei ole ka. See mulle meeldib. See on hea trenn. Bro, jumala väsitav on reaalselt. Mu jalad läbi juba on. See on nii veider trenn. Miks ma olen pikali nagu? See on nii huvitav. See on nagu meie konnaharjutus. Nagu konn. Treenin oma jalgu hüppeks. 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja... See on crazy angle. Ma usun, jaa. Nii on hea või? Nii või? Ma isegi paindun veits. Väga tubli, sa isegi õpetad kiita. Väga hästi. Kas on raske? Jaa. Mida pekki siin toimub? Oot, nüüd läks raskeks asi. Oota, ma ei saa midagi aru ju. Olla, ma pean rahulikult. Sa lõpetad alustada täpselt puusa kohal. Alustan puusa kohal. Ahah. Ja.
vaata, mida ma teen, ma ei oska mingi trossi küljes, ma ei saa aru, mis toimub enam. Ma ei tea, mis järgmisena isegi tuleb. See on jumala raske reaalselt. Ma olen pingviin. Minu arust saab Kris päris hästi hakkama ja ta näeb ka, et tegelikult see ei ole üldse nii lihtne, kui see paistab. Aga see oleks enam siit. Küsi talt, kas ta sinuga saab ükskord tantsida. aga kui mina kutsuksin teid mõnel õhtul tantsule näiteks? Rahvatantsule või? Mis sel hetkel tunne on? Valssi, rahvatantsu, tangot? Siuke Ladina-Ameerika tantsud on, kui sa oskad. Mõtleme, et kui natukene harjutusi teha, siis tulevad puusad lahti küll. Ei no siis okei, siis on tehtav juba. Kui läks hästi vist. See läks väga hästi. Mulle tundub, et talle meeldis see. Edasi. Küsi, kuidas tal päev siiani siis? Täna? Jah, tänane päev, jah. Päev on juba siin poole peal ja mis täna üldse põnevat teinud oled? Tegin veits kroffi näkku ja tõin otse siia. Aga ma lähen pärast seda võistlustele. Sa võistled nagu kõikidega või on vanuseklassid või kaaluklassid? Vanuseklassid ikka, jah. Küsin valesti midagi. Väga hästi, mine edasi. Kas tuleb täna võit? Loodetavasti ikka, poodiumi koht võiks ikka tulla. Super. Eelnevalt on hästi läinud. Mina olen sinu poolt. Aitäh. Vähemalt keegi on. Aga küsi üldse, kus kohast ta tuleb? Sa oled väga eksootilise välimusega, kus sa pärit oled? No, sa ei ole esimene inimene, kes seda ütleb. Ma usun ka mitte viimane. Ei, mitte. Juured on tegelikult Hiiumaalt, ema kaudu, aga isa kaudu peaks kuskilt kaugelt olema ka Itaaliast. Räägi nüüd natukene itaalia keelt temaga. Nüüd ütle, bellissimo. Bellissimo. Kohvi või? Ciabatta. Cappuccino. Caffè latte? Ei, cappuccino. Cappuccino? Itse kohvi. Itse. Mitte itse kohvi, vaid nagu ice nagu itse. Ma ütlen ausalt, keeruline on. Mul see näputöö, ma olen seda näputööd teinud, mul see väsitas ära. Klaviatuuri mängisin Fortnite'i täna. Ma usun, et sa teed selle ära tegelikult. Ma ka. Sul on lihtsalt vaja pingutada rohkem, aga rahulikult ka. Veel rahulikumalt. Tõmba veel. Ei oota. Võta midagi sõukest, mis on sõbralikum. See on libe ju. See on vahtramahtne. Too kõigepealt vasak jalg ülespoole. Kuhu poole? Vasak jalg ülesse. Kuhu ma toon? Näe selle peale. Tõmba ennast ülespoole, proovi sellest kinni saada. See on nii lebo või? See on nii easy või? Too jalgu ülespoole. Ma proovin. Loodan, et see andis sulle enesekindlust juurde, see on ikkagi praegu level 2. Otsime sulle mingi level 3, mis sa saad ära teha. Ma näitan sulle ette. Epu, lebo on ju. Jälgisid, mis ma tegin? Ei. Siis tee järgi. See nagu mingit lihtsamat ei taha mulle anda. Ma ei ole ronija mees. Või puu otsa ronida, seina otsa ma ei roni. Aga ma peaks ütlema, et Fortnite oli sul palju raskem, kui tundus ja... Ja ronimine on ka kõvasti raskem, kui see tundub. Oi, aga vaatame, mis teised on teinud. Maia, lähme koju ka. Kris, sa saad väga hästi hakkama, sa oled väga tubli, sa oled väga tubli. Kus see on jumala hirmus ju? Ei jõua. On raske, nii raske või? Mu jalad jumala läbi. Oi jumal. Sa saad väga hästi hakkama, Kris, sa oled väga tubli. Krisil tuleb nii hästi välja, et ma vist sain endale Pilatese partneri. Hea olla. Sul tundub raske. Väga, ma ei tea, kõik on nii rahulikud, ma suren ära siia kohene. Siia või? Siia. Mis oli kõige raskem osa nagu? Kogu see jant on nii raske, lihtsalt pausi ei ole ühtegi, kogu aeg on anna minna. Andsid kõik endast või? Andsin kõik endast ja ma reaalselt pingutasin nii palju, kui ma saan. Ma jalad mingi hetk niimoodi värisesid, ma mingi, et okei, üks veel. Jõhker. Aga sa olid väga tubli, kõigilt said kiita ka. Ma tänan neid, sest ma proovisin väga raskelt.
no nii, Kris, minu arust sa said väga hästi hakkama, aga põhiline küsimus on see, et kas sind võib veel kunagi Pilateses näha? Tead, see on väga hea trenn ja ma ei ütle ei, mis mõttes, et no tunda oli, et ma tegin terve keha siit. Aga seal on nii palju naisi, et ma ei tea. Aga ei, väga hästi said hakkama. Ja ma saan aru, miks naised käivad. Ma saan aru. Aga kuidas sul endal läinud on? Täna näiteks. Ma ei ole täna mitte midagi teinud veel. Sa ei ole midagi teinud, aga mõtle midagi hullu välja. Ma parandasin täna hommikul radikat. See ei ole üldse äge asi, mida öelda. Ei, sa pead mustilõina kõlamas. Business, loome kogu aeg midagi, kunst, kultuur, teater, kino, kõik on kogu aeg segamini, igal rindel. Tahad fun fact'i teada? Mu emps oli su suurimaid jälgijaid või nagu ta täiega fännas su sisu. Ja siis tuli üks päev välja, et ta on unfollowinud sind, sest et su sisu läks liiga reklaamikaks. See on küll halb praegu, et ta ema unfollowis sind, see on nagu miinusrepp, aga... Oi, seda on küll kurb kuulda. Olen isegi tõdenud, et see sisu tootmine viimasel ajal on jäänud tahaplaanile. Tõesti on olnud nii palju tööd, aga ma luban. Ma teen midagi selle jaoks, et saada su ema tagasi. Et saada mu ema tagasi või? Et saada su ema tagasi oma jälgijaks. Hästi. Et oleks rahul sellega. Kuidas sa muusikasse suhtud, muusikat kuulad või? Ma kuulan kõike peale päris mingisuguse emo hard rocki. Hakkas kohvi homme selle peale, see ei olnud hea vastus. Tootsi midagi muud. Ta pidi mõtlema natukene. Kui vana te oled? Ma just tahtsin küsida, kui vana sa oled? 26. Hästi, sa annad palju noorema vibe'i. See on kompliment pigem. No sellises vanusest on juba kompliment, jah. Ma ei oleks uskunud, et sa 26 oled. Osad hakkavad juba peresid looma selles vanuses. Miks ma muidu siin laua taga istun? Aga väga tore oli sinuga siin. Jaa, samad sõnad. Teine kord? Jah, ikka. Väike välistada. Kuigi kõikidel sisuloojatel oli väga lõbus proovida oma paarilisi tööülesandeid, lõunasööki ja hobi, siis igaüks tunneb end just kõige mugavamalt oma valdkonnas, sest see on see paik, kus järgitakse oma südant ja tehakse seda, mis endale kõige rohkem meeldib.